oleme influencerite klassireisiks valmis. Appi! Ranne käib nii kiiresti kui saab, siksak ja selles mõttes lõpuks. Kui me saaks nüüd kõik influkatega siia Jaa, see tuleb Influencer House, vaata. Jaa, siin on sellest minu. Suurepärane! Tere hommikust, sõbrad! Kell on 1:30. Alustan oma väga rikkaliku ja maitsete rohke hommikusöögiga. See vlog pidi olema Kroonika meelelahutusauhindade vlog ja arvake ära, kes sai mingi fucking kõhuviiruse endale öö enne mina. Ja ausalt öeldes ma arvasin, et praeguseks on see mul ammu seljatatud. Ei. Esimene päev oli väga hull, nagu full palavik, kohutav olla. Ja eile oli juba täitsa okei olla, aga no kohe, kui proovisin päris toitu süüa, siis ei õnnestunud ja kõht hakkas valutama. Ja see kõige hullem, nagu kui sa oled veel haige, aga sa ei ole enam nii haige, et sul oleks halb olla, aga sa ei ole ka terve, et kuskile minna. Kõige hullem. Ma olen nagu neid saiu söönud päevad läbi. Ma saan veel putru ja banaani süüa, aga puder ja banaan nagu, mul saab neist nii kiiresti isu täis. No ma olen kodus ja mul pole mitte midagi teha, aga te olete siin koos minuga. Kell on nüüd 8:30 õhtul. Kuidas? Ja kui ma ütlen teile, ma ei ole mitte midagi teinud. Ma olen sulanud selle diivaniga 9 viimased tunnid. No või noh, mis viimased tunnid? Kõik tunnid täna. Hea uudis on see, et kuidagi on aeg lennanud. Ma nii eile kui täna olen keset päeva teinud uinaku ja see nagu väga aitab aega passida. Ühtlasi ma nii eile kui täna rääkisin Barbaraga väga pikalt telefonis ja ma arvan see ka aitas ajal minna mööda kiiremini. Ei, ma ei pese näusid. Ma lihtsalt lasen natuke vett peale, et nad ei haiseks nii väga. Ma tellisin omale toitu. Veel üks pakk valget saia. See läheb praegu. Natuke variatsiooni, mille üle ma olen nii elevil. Rice cakes sea salt. See on bänger kohe, ma juba tean. Siis magustoiduks väiksed küpsised. Kui ma olen nii väsinud röstsaia söömisest, natuke küpsist ei tapa mind, ma loodan. Ja teate, mis mind ajab kettasse? Toidupoodidest tellimise juures. Et ma kunagi ei tea, kui ma tellin puuvilja, vajutan 1. Kas see on nagu 1 kogus või see on literaali 1, sest ma vannun, kui ma tellin punast sibulat ja mul on vaja päriselt 1, siis alati tuleb 1 kuradi kõige suurem ports, mis sa oled näinud. Ja kui ma tellin banaani, eile ma vist tellisin Selverist ja sealt tuli nagu 4 või 3 banaani. Täna ma sain reast ainult 1 banaan. Appi ja midagi haisab. Ja need ei ole need nõud. Ja nagu ma tean, et kui mina tunnen, et haiseb, siis päriselt haiseb, sest ma tavaliselt, nagu mul ei ole kõige teravam nina. Esimene päev, kui ma olin haige, ma otsustasin, et mul on vaja kraadiklaasid mõõta, et nagu pärast läheb hullemaks ja siis helistad arstile ja siis ta küsib ja et mul on vaja ikka teada. Aga mul oli nagu nii halb olla, ma ei olnud saanud vett ka juua, ma vist olin nagu tõsiselt muret tekitavalt dehüdreeritud juba. Nii et ma tõusin püsti ja mul oli umbes 20 sekundit, enne kui ma tundsin, et ma hakkan ära minestama, nagu sõna otseses mõttes silmest läheb nagu kuidagi, mitte kirjuks otseselt, aga niimoodi, nagu sa tunned lihtsalt. Ja siis ma tellisin omale Euronicsist kraadiklaasi ja kuller lasi ukse kella ja nagu mõni kuller lendab trepist ülesse, aga mõni kuller on taking it slow, mis on okei, mina ka ei tule trepist ruttu ülesse, aga ma polnud arvestanud sellega ja siis ma teen teile POV-d. Ma nagu ei suutnud enam siin ukse peal seista, sest mul oli nii halb olla. Nii et sina oled kuller, ukse peal siin ja siis mina istusin siin niimoodi. Ja olin mingi, vabandust, ja pange põrandale see kraadiklaas. Ja pange põrandale ja see oli siuke väike skinny kott ka, mitte vaata suur toidupoe kott, et panen maha. Ei siuke väike Euronixi kotikene. Ja ma olen nagu, pange põrandale ja nägemist. Nii piinlik. Tere hommikust! Kell on umbes täpselt 2 päeval. Olengi mõnusalt nüüd oma päeva käima saanud. Ma jäin eile magama. No tähendab, ma olin voodis mingi 1:30 ajal. Mul ei tundunud ülikaua ja ma arvan, et see on sellepärast, et ma lihtsalt
esiteks ma magasin eile päeval, teiseks ma nagu ei kuluta päeval oma energiat kuhugi ära ja esimestel öödel ma olin nii haige, et mu keha oli nagu, meil on vaja kohe magama jääda. Ja nüüd, kui mul on veits parem olla, siis kohe on uuesti energiat, et öösiti mõelda magamise asemel ja... Aga nagu ma hakkasin eile öösel küll mõtlema, et kas see on minu naturaalne rütm? Kas ma leian oma naturaalset flow'd elus? Ma olen iga öö läinud magama mingi kell 1 ja siis umbes mingi 11:30 või nii ärkad, vaata. Üli chill. Võib-olla, kes teab. Vabandust, mu vanaisa helistab. Ja tšau! No, tervist, kallis laps. Kuidas su tervis on? Rääkisime vanaisaga nii kaua juttu, et ma jõudsin juukseõli panna pähe, sest nagu mu peanahk oli kuidagi ekstreemselt crusty. Oh my god, ja mu vanaisa helistas, et mulle öelda. Ta helistas mulle hommikul kell 12, aga siis ma magasin veel. Ja siis ta helistas, et öelda, et tal läks juba kell 5 hommikul uni ära ja ma olin nagu vanaisa kell 5 hommikul, ma nagu just jäin magama. Sest mul eile ei tund üldse und nagu. Nii et reaalselt kell 5 hommikul ma olin just jäin magama. Me oleme nagu täpselt vastupidistel graafikutel vanaisaga. Oh my god. Õues on 21 motherfucking kraadi. Ma pean hittima kiirelt. Sireli nuusutamise. Oh my god, kui hea. Wow. Sellest paarist hingetõmbest mul on juba nagu parem olla praegu. Box secured. Ma olen tagasi kodus, ma jäin ellu ja tegin ka kiire Asose asjade selga proovimise. Te küsite, Maria, miks sa seda meile ei näidanud? Well, mul on väga hea põhjus. Riiete selga proovimine ei ole minu jaoks vist mitte midagi hullemat ja ülestimuleerivamat. Noh, kindlasti on midagi, mis on hullem, aga see on up there. See on up there, see on nii ebameeldiv. Ja mul oli vaja nagu lock-innida, et actually keskenduda. Ma hiljuti sain lihtsalt aru, et ma vihkan nagu enamus asju, mis mu kapis on. Ja ma sain aru, et sellega on hästi tihedalt seotud see, kuidas ma ennast oma riietes tunnen ja see, et ma ostan väga sageli riideid mingiteks stsenaariumiteks, mida esineb nagu mu elus nii harva. Ja isegi siis ma ei pööra piisavalt tähelepanu sellele funktsionaalsusele, kas see on mugav, kuidas seda pesema peab, kas ma viitsin seda pärast triikida, mis see materjal on, mis see lõige on, kas see nagu, et ma ei pööra piisavalt tähelepanu. Ja mul on nagu kapp täis riideid, mis on nagu for occasions. Aga enamjaolt mul on nagu vaja väga lihtsaid riideid, mida mul ei ole piisavalt. Ma sain paar väga hea lõikega oversized pruuni kampsunit. Mul on tunne, et teine väga hästi. Ma ei taha aktsepteerida seda asjaolu, et kui see on kas või 1% itchy, kui see on 1% itchy, sa ei pane mitte kunagi elus seda kampsunit selga, Maria. Mul oli, uskuge mind, ma olin väga pahane endaga, sest ma olin nagu, Maria, see on nii nagu raiskamine, kuigi ma nagu tahan väga leida viise, kuidas neid asju, mis mu kapis on, mis mulle ei meeldi, võimalusel tööle panna. Aga ma pidin paar kampsunit, sest kampsun on ka nii nagu universaalne riidese ja ma tahtsin kampsuneid, mis tunduvad nagu pusad. See on sellise, see on nagu oversized ja jällegi, key on see, kuidas need mu seljas on, ma ei viitsi elu sees neid uuesti selga panna, et teile näidata kahjuks, aga nagu oluline on see, et ma sain selle lihtsalt selga panna ja see hittis täpselt õigel pikkusel, see oli hea mõnus. Juba mingi fucking neat või? No ja palun väga, hakkabki pihta, kus te saate? Ahah, okei. See oli üks niit. Siis ma sain sellise, no see on vapšee talve nagu. Aga nagu, vabandage, Eesti suvi on siuke, et õhtul ma tahan siuksega olla. See on nagu veidike triibuline, natukene lahedam värv minu meelest. See vähemalt läks õnneks. Aga nüüd mu korter on sassis. Täpselt nüüd mul saab see energia otsa. Nüüd, kui sa oled nagu kogu paki mingi laiali, kogu kodu peale tõmmanud, vaata, sa oled nagu saanud selle dopamiin hiti ja nüüd sa oled nagu... Tere hommikust, ilusad inimesed. Tere hommikust, öelge ka minu taimedele. Tere. Neil läheb väga hästi. Üllatavalt hästi tegelikult. Ja ma olen kuulnud, et kui sa oma taimedega räägid hästi positiivselt, siis nad kasvavad hästi. Ja vaadake, siit hakkab üks suur uus taim. Hakkab nagu üks suur uus taim tulema. Plus mul on siuke juur siin niimoodi väljas, mis vist peaks ka olema hea märk. Mul oli just väga mõnus. Siukene hommiku rituaalikene. Ma sirvin mõnda ajakirja. See on nii, vaata, papsid kunagi Ameerika filmides, kui visati see ajaleht neile on the porch. Ja siis nad on nagu, või no emsid ka. Good morning, good morning. Las ma võtan oma ajalehe ja lähen tuppast lugema. No see olen mina. Jah.
Anne ja Stiil on üks minu all-time lemmikuid. Neil on alati väga head kaanestaarid ja ma vannun nagu nende intervjuudes see vibe ja tempo on nii mõnus. Näiteks Katariina Libe on viimase numbri staar ja ma loen ta intervjuud ja nendel naistel on alati nii nagu, ma hakkasin ütlema huvitavad nagu perspektiivid, aga see ei ole isegi ainult see, vaid tavaliselt nad kirjeldavad, kuidas nad elavad, mis nad nagu igapäevaselt teevad ja näiteks selle loo nimi on Iseolemise isu ja ta räägib sinna oma karjääripööretest ja oma nagu töörütmist ja iseseisvusest ja suhetest ja nagu see on lihtsalt, need on hästi kirjutatud lood. Kui sa soovid ka ühineda minu romantilise suvehommikute rituaaliga ja tellida, miks mitte see Anne ja Stiil või mõni muu äge number, telli mõni endale näiteks koju postiga sirvi.eu lehelt leiad sa kõige laiema valiku erinevaid ajakirju. Nende lehelt tellides saad ka minu koodiga alati soodustust. Join the club. Ma lähen täna tegelikult Lindexi peole. Nende üritused on kõige lahedamad, kus mina olen käinud isiklikult ja seal on alati nii palju nagu effortit ja hoolt pandud nendesse üritustesse ja päriselt mõeldud sellele, et nagu sisuloojatel oleks mõnus ja tore ja ma lähen sinna peole täna. No nii, sõbrad, on aeg minna Lindexi peole. Kas ma olen riides veits nagu mingi kunstiõpetaja? Jah, see oligi see vibe. Natuke nagu talutüdruk, sest ma panen seal koha peal jalga minu need pähkli müüa kingad, aga that's the vibe. Mul on siin siuke väga nunnu bluus Lindexist ja seelikal Lindexist. Minu linapüksid on tegelikult ka Lindexist. No nii me oleme kohal ja me õppisime minevikust. Minu meelest oli see viimane Lindexi üritus, kus me jäime nii hiljaks, et me pidime jooksma. Täna ma olin esimene, kes kohal oli. Jah, palun aplaus mulle. Ühtlasi mina ja Anna näitame täna täpselt seda, kuidas nagu üks meist, mina, olen külmavares ja siis on Anna, kes on nagu totaalne kuumavereline. Sest palun vaadake mind, püksid, seelik, kampsun, trench on ju. Ma olen valmis sügiseseks ilmaks on ju. Cozying up nii, with cozy on ju. Nii, ja siis on Anna. Anna ütles, ma valisin suve outfiti ja ma kavatsen seda kanda. No ma pidin vaata, ma oleks muidu tulnud ilma jopet, aga nagu mul on see olukord ka, et on kõht paljas. Me oleme influencerite klassireisiks valmis. Juhu! Muidugi võtsime me terve bussi kõige paremad kohad endale. Ütleme seda kõik koos 3-2-1 tagapingi komitee. Alati Meil oli on koos isegi öelda tagapingi komitee! See on üks elu kirjutamata reegleid. Appi! Võetakse kinni meid. Tegelikult see on lihtsalt president on ju siin. Jaa, sellest, aga... Just, me oleme siin ikkagi aastaseks ikka naine ja võtke kinni! Politseid on valmis, et valvata, et keegi ei tuleks tormi jooksma sinu peale. Tead, et mu DM on täis lihtsalt vendi, kes näitavad mulle, kuidas ta oskavad ahju kütta. Oh my god! Iconic behavior. Kõige lahedamad inimesed istusid alati viimases pingis. Tere! Ja nüüd need oleme meie. Ja ma hiilin tegelikult oma lapsepõlve traumat, sest väiksena ma ei saanud taga istuda, sest ma hakkasin nii kergesti iiveldama ja kettima, et kõik istusid mu sõbrad taga ja ma pidin ees istuma. Alati. Ma ütlen selle peale hoiame alt. Ei, nüüd ma olen all healed, ma olen nüüd nagu päris inimene. 2 hours later. Keegi nii põnev, kas me üldse saame minna või kas meid üldse lastakse läbi? Kas me võime niimoodi politseid filmida või? Aga miks ei või? Kas sa siis ei mäleta seda kampaaniat, kus Victoria Villig ütles politseinikule hei? Ei. Siuke kampaania oli, kus nad lehvitasid, et öelda, et politseinikule võib tere öelda, nad on ju meie. Kõigestas vabandust, jäi pooleli. Nii, sul jäi pooleli. Kõigepealt üks vend kirjutab, ma oskan ahju kütta. Ja siis on see pilt. Aga siis järgmine päev, ei, see oli lausa kell 3 öösel. Ta otsustas ümber. Sa pole seda väärt. By the way, ma oskan ahju kütta, your loss. Solvus. Mehed. Ja nii me jõudsime kohale, siin on väga nunnu siuke, kas võib öelda barn vibes? Barn, jah. Siuke, meil on õues väga ilus lauake kaetud, aga vihma sajab. No klassik, marfkin Eesti ilm on ju. Aga siis me oleme siin varjus ja siin on matcha beeri. Kuidas siis öeldakse? Pop-up shop, pop-up kohvik. Ja nagu ma ei ole kunagi olnud kurvem, et ma ei saa piima juua. Ma nagu võtsin siit paar sniikit lonksu.
kolmas long, sest see on nii hea, siin on vanilla cold foam, oh my god. Väga vahva on ja kuidas siis sul on, ma olen näinud, et leiutasid omale uue seeliku. Ma tõesti, ma pidin leiutama, sest et mul on all ainult bokserid. Aga see näeb nii intentional ja chic välja. See Rindeksi naine siis, Rindeksi naine ütles, et nad oleks pidanud pleedide kollektsiooni välja andma ja ma nõustun Eesti suve jaoks, on ju? Absoluutselt, ma arvan, et see on 10 outfit. Aga siin on täiega nunnu. Siin on väga nunnu. Oh my god, see näeb nagu nii. See näeb täpselt siuke nagu cozy vibe välja, et ma loeks raamatut. It's giving Midsommar. Midsommar, roll. Mitte see film. Mitte film, ei nagu jaanipäev, aga siuke Skandinaavia, vaata. Jah. Ja roll nüüd siis montaaž. No vaata, kui cute see on, vaata. Ma näitan sulle. Vaata mind filmi. And montaaž. Uuesti. Montaaž. Uuesti. And montaaž. Kuidas teil läheb? Mida maiustate? Väga hea toit on tegelikult. Oota, mis siin pakutakse? Pavlovat, salat. See on mingi makaroni juustu asi. See oli mingi riisiga. Või riisiga. Siis see oli mingi krevetiga. Kana, kiis, jah. Ja siis on bruschetta etta. Ma teen Anna kogu montaaži slow-mo's. Ma otsustasin. Sa võib või? Fun, #friends. #matcha. Peale neid meie kuradi oma fish matcha seikluseid Düsseldorfis. Fish matcha, jah. Mina rohkem riske matchaga ei võta. No nii, et tead, võtad oma turvalise. Yes. Mis sina matchast arvad? Algab meie klassireisi praktiline osa. Matcha koolitus. Nii. Näoaur on ka kohe. See on steaming room või? Mul on spa. Lihtsalt pesete visplida. Nii, visplipesu. Visplipesu, pesa siis seda. Suurepärane. Meil on rühmatöö, 3 rühm, aga Anna istub niisama. Ma olen boss. Ei, no mina ja Alika oleme need rühmast, kes on putting in the work ja sa oled see, kes tööde juhataja, kes kamandab. Ma tõesti kamandan. Selge. Nii, randmetöö, näidake ette. See on avatud. Tunnen ennast nagu need. No need. Baristad? Ei, Breaking Badis, kui nad neid aineid segavad, vaata. Nemad on laboris. Ranne käib nii kiiresti kui saab, siksak. Ja selles mõttes, et lõpuks... Tõesti hea. Milline gorgeous vaht meil on. 6 tundi. Et eks olenebki nagu, kuidas sa seda tarvitad. Jah, see, mida te näete, on tõesti päike. Raske uskuda, aga nii on. Appi kui kriipi see. Appikene. Wow. Äkki selle peale plaksutatigi, et päike on lõpuks ometi jõuas ja hakkab juba päris Midsommar vibe tulema peale. Nii, ja meil on siin otse kaamera ees kinni püütud Eesti esipestid Vol 1. Mina ja Anna oleme Vol 2 siiski. Ja kuidas, mida? Me võime ka Vol 2 olla. No, teeme korda mööda. Mis hinda annate siis influencerite klassireisikesele? 10 10 10. Kui saaks nüüd niimoodi, et terve koha endale. Et kolime siia. Kui me saaks nüüd kõiki influkatega siia kolida. Jaa, see tuleb influencer house, vaata. Siin on suurepärane, teeme ära. Müüdud. Siin sünnib praegu. Siin ei ole mitte mingisugust võistlemist, et siin on lihtsalt ilusad tüdrukud koos. Oota, ja ma küsin, kus te täpsemalt seda puugi asja nüüd kuulsite, et puugid ilusad tüdrukud ei hammusta või? Ja see oli... Ei, oli, vaata, see oli see Facebooki grupp, millega me liitusime. Meid kutsuti. Facebooki grupi nimi on Ainult ilusad tüdrukud. Mida? Siuke grupp? Ja. Sinna saab ainult kutsega või? Ei saa. Saab küll. Te saate kutsuda meid? Ja täpselt, aga ilusad tüdrukud kutsuvadki teisi ilusad tüdrukuid. Ja tegelikult, kõik on ilusad. Ja see ongi see, et see muudkui... Aga seal ainuke tingimus on see, et sa pead teadma ühte meest, kes oskab ahju teha. Siis ma võib-olla napilt saan liituda, aga ma pole kindel.
aga kui ei tea, siis Ingli DM-is on 75. Ma saan sealt saab otse võtta vajadusel. Meil on veel mingisuguseid küsimusi, sest me võime praegu vastata. Oh my god, me peaks tegema eraldi Q&A ikkagi. Inimestel on kindlasti palju küsimusi. Küsimus on, et te palju olete nõus vastama ikkagi. Äkki kui me siis näeme teisipäeval, siis sa teed Facebookis väikse. Meil on ikkagi... Seal ilusad tüdrukud. Facebookis teed väikse Q&A. Pesaris VB-s väike Q&A ja siis vaatame. Meeldib, et iga kord, kui me vlogis nagu vlogi teeme, siis iga kord sünnib mingi uus lubadus. Kõigepealt me pidime koertega meet-upi tegema, siis me pidime saate tegema. Koerte meet-up on tegemata, kõik kommenteerisid, et nad tahavad näha. Kuule, aga me saame kõik asjad teisipäeval. We must make it, we must make it happen. Me tuleme koertega ja siis sa saad filmida seda kaost. On saabunud Golden Hour teise nimega Influencers in the Wild Hour. Sest kõik proovivad saada oma Golden Hour fotosid. Very gorge. Also me saime nii nunnu kingitusekese. Väikese nunnu kingitusekese. Lilled ja a present. See indeksi-üritus oli nii tore. Nii tore oli kõiki näha ja mis veel toredam on see, et ma olen oma kõhuviiruse saanud ametlikult täiesti seljatatud. See on võit Mariale. Ja sellega tõmbamegi selle vlogi otsad kokku. Nii suured tänud, et te vaatasite. Kui te viitsite kaasa mõelda, kommenteerige alla, milline on teie lemmiktüüpi content siin YouTube kanalil, mida teile teha meeldib, jah. Mida teile vaadata meeldib. Kas lemmikvideo või lemmik nagu tüüpi mingit sisu. Ma olen viimasel ajal olnud väga sükse old school vlogimise peal on ju, minu elu ja nii edasi. Aga nagu iga mõne tagant ma tüdinen ära ja mul on vaja midagi uut ja ma tahan, tegelikult mul on suveks palju plaane, mul on paar reisi tulekul, mida ma vlogin, niisama mingeid seikluseid on ju. Aga milline on teie lemmik eera siin kanalil olnud? See tagasiside oleks mulle väga kasulik ka uute asjade planeerimisel. Nii et kui viitsite, anda tagasisidet, please, siis ma oleks väga tänulik. Järgmiseks videoks on meil midagi natuke teistmoodi, aga kindlasti väga naljakat plaanis. Nii et ma loodan, et te tulete selleks tagasi. Kui see ei tule nädala pärast, siis see tuleb 2 pärast. Aga ma annan endast parima, et jõuda selle võimalikult kiiresti üles panna. Ma lähengi nüüd kohe reisile, lähen puhkan natukene ja siis peale seda loodetavasti saan veel tihedamalt hakata postitama ka. Ma ei anna mingeid lubadusi, aga ma proovin. Senikaua olge tublid, nautige suve, tehke igast tegevusi ja asju, mis annavad teile seda suvetunnet, vaata. See, et kui enam ei olnud koolis koolivaheaega, nagu suvevaheaega, see hetk kõik sulas ühte. Ja see on sinu märk võtta midagi ette, mis annab sulle seda suvist tunnet. Ma loodan, et sa leiad selle. Mina igal juhul vaikselt olen leidnud. Nii et näeme teiega juba järgmises videos jälle. Olge tublid, olete kallid mulle. Tšau! Miks ma iga kord selle käe panen? Nagu mis see tähendab? Tšau! Going into the darkness. Bye!